Aitäh, härra istungi juhataja, ma igaks juhuks küsin lisaaega, aga ma proovin. Ma just tegin vihje, aga 8 minutit. Läheb vähem, aga siis ei pea katkestama. 8 minutit. Jaa. Ma hakkan veidi kaugemalt. No valitsuserakondade reiting on täna seal kusagil 20 ringis või alla selle. Oli veidi üle 20, viskasite sotsid välja. Palju ei muutunud, natuke läks alla. Mul tegelikult sotsidest kahju ei ole, nad ei tohiks üheski riigis, ma arvan, valitsuses olla, sellest on ainult jama. Aga ma olen matemaatikat siin ennegi propageerinud ja matemaatiliselt on praegu selles mõttes huvitav seis, härra peaminister, et kui te ka Eesti 200 välja viskaksite, siis reitingi rohkem ei muutuks sellel koalitsiooni alles jäänud riismetel. Aga see on jällegi omamoodi paradoksaalne selles mõttes, et parlamendi kohtade arv jälle muutuks päris oluliselt, ei saaks enam valitsust kokku, et selles mõttes Eesti 200 on pigem nagu füüsikanähtus, nagu must auk, näha ei ole, keegi ei ole kindel, kas ta olemas on, aga raha neelab hirmsat moodi. Nii et peaministrile on mul tegelikult soovitus astu tagasi. Valime Riigikogu uuesti, saame sellest pettusega pukki saanud ja Reformierakonna juhtimisel 2 aastat Eestit kahjustanud koalitsioonist lõplikult lahti. Ja siis peale neid võimalikke erakorralisi valimisi saame, ma olen üsna kindel, ka automaksust lahti. Nüüd sellest automaksust ka veidikene. Selle teravik ongi ju suunatud 2 sihtgrupile ühiskonnas, kelle suhtes on üsna küüniliselt kalkuleeritud, et neil ei ole kuskile joosta selle maksu eest. Ja need sihtgrupid ongi lastega pered ja eriti pered, kus on palju lapsi, kellel on oma elu korraldamiseks autot vältimatult vaja, tihti on neil vaja 2 autot. Aga nende puhul on ka see aspekt, et lapsed on inimese jaoks ikka kõige kallimad, kõige kallim vara ja ju nad pingutavad, jätavad midagi ära, et see automaks ära maksta. No ja teine sihtgrupp on need inimesed, kes veel väljaspool suuri linnu elavad. Ka nemad ju hoiavad seda Eestimaad, millest me siin kõik koalitsiooni poolt ilusaid loosungeid kogu aeg kuuleme. Ja vaatamata kõigele ja eriti kui neil on lapsed, on neil see automaksu mõju veelgi suurem. Ja vaatamata kõigele ka need inimesed ilmselt ei jäta oma kodu nii lihtsasti maha, aga ilma autota ka tänapäeva Eestis maapiirkonnas hakkama ei saa ja seetõttu ka nemad pingutavad ja kurnavad ennast rohkem, et see maks ära maksta. Nii et ma ütleks, et siin on olnud sotsidel ja Reformierakonnal küll väga küüniline kalkulatsioon, et sealt me selle raha välja pigistame. Nii et härra peaminister, ma ütleks, et tõmmake oma ebaõnnestunud karjäärile joon alla, aga tehke vähemalt seda õnnestunult ja ilusa žestiga. Tühistage automaks, siis astuge tagasi ja siis sõitke kuhu tahate. Bolti takso või kastirattaga. Aitäh. Aitäh. Ratsionaalsuse kompliment ei olnud üldse mitte liiast, oli omal kohal. Muus osas ma seisukohti ei võta.